Positiivsel noodil jätkates, teile meeldib Eestis elada muidu? Mõnus on ju? Vaata, Eestis on hea, vaata, meil ei ole siin siukseid sittasid, meil ei ole maavärinaid, tsunamisid, meil ei ole midagi. Rahulik elu, jah. Aga vaata, igas meepotis mingi tilk tõrva ikka on, on ju. Ja siis vaata, Eestis on ka kohti, kuhu sa nagu nii väga naljalt minna ei taha. Meil ei ole päris getosid, ma räägin Maximast. Maxima on karm koht, vaata. Maxima ei ole see pood, kuhu sa lähed oma mingi sõbraga ja lähed aega veetma ja hästi tore on. Vaata, Maximasse sa ei lähe aega veetma. Leedus saadetakse mehed Maximasse aega teenima. Ja samamoodi, vaata, kui sa lähed Prismas, hästi tore on, sa võtad lapsed ka, sa võtad mingi pähklisiirupiga cappuccinot ja ülimõnus on. Ja sa isegi ei karda, et su lapsed kaovad ära, sest teil on seal üks pädev turvameeskond, kes jälgib teie turvalisust. Maximasse sa ei võta last kaasa. Kui sa Maximasse lapse kaasa võtad, siis sa juba tahad, et ära kaoks. Nagu Maximas keegi ei turva su last. Maxima turvad viivad ise su lapse minema. Kui teil mingi Pia-Maria läheb mingi Maxima töötaja juurde, kus teil siin jäätis on Maxima? No ma vaatan. Ja isegi Maxima, vaata, kliendid, kui neid nii saab nimetada, vaata, nad ei käi Maximas sellepärast, et seal on lai sortiment ja väga tore on. Nad käivad Maximas, sest Araxes on liiga kaugel. Sa ei jaksa roomata nii palju. Töötajad ka, Maxima töötajad on depressioonis, neil on raske. Sest vaata, me oleme kõik käinud hommikul 9 Maximas, vaata, tund aega ta on tööd teinud ja tal on juba siuke nägu peas, et ta tahab liiklusesse astuda, on ju. Ja siis ta teab, et 16 tundi veel tulemas. Ülipull. Ükskord ma käisin emaga Maximas, me olime just Õismäele kolinud ja vaata, kolimise käigus ikka, vaata, mingid asjad kaovad ära, mingid asjad lähevad katki, kohtutäitur võtab ära. Asju on vaja asemele osta. Ja siis me läksime emaga Maximasse, me ostsime rösteri, mingeid asju veel, ja siis me ostsime vannivahtu. Ja need on 2 väga head asja, mida ühe depressiivse Maxima töötaja leti pealt läbi lasta. Ta vaatab nagu röster, vannivaht, röster, vannivaht. Siis ta sai nagu plaanist aru, et isegi enesetapjatel on kõrgemad standardid kui tal. Sest see on see, kuidas me Õismäel elame. Me küll tapame ennast ära, aga roosilõhnaga. Ja siis ta ostis endale ka järgmine päev Nivea näokreem ja jupp nööri. Maxima on nohtlik. Vaata, Maxima ei ole see pood ka, vaata, kui sind saadetaksegi perse Maximas ja sind saadetakse perse Maximas. Vaata, see ei ole see pood ka, kus sa saad karjud, et oi, ma tahan juhata, et missugune teenindus. Vaata, Maximas sinu probleem on sinu probleem. Nagu sa võid Maxima kliendi toele kirjutada, et kassapidaja lubas mind ära tappa ja mu lapsed Vietnami saata. Kliendi tugi vastab, et putsis sul. Maximast, üks mees läks Maximasse, karjus üle poe, kassapidajale näkku, et ma kaeban teie peale. Me ei kaevanud. Mis tema peale kaevati? Mulda. Maxima kohta saaks väga filosoofiliselt öelda, et vaga vesi, sügav põhi. Võib-olla Maxima, võib-olla Männiku karjäär.